siis otse-eetrisse. Vaatan, kui ta mulle annab märku, et me oleme otse-eetris siis. Tere õhtust kõigile vaatajatele, oleme F-Selva Facebooki lehe peal ja taas meil plaanis teieni tuua üks kogukonna lugu ja tänaseks külaliseks on meile meie enda füsioterapeut ja üks tubli noor inimene Ardo Väre, nii et eks ta hiljem saab rohkem enda kohta rääkida, aga lühidalt, et Ardo on jätnud selle lühikese ajaga väga hea mulje ja on väga töökas ja edasipüüdlik ja ambitsioonikas, et sellepärast sai ka tema täna siia valitud, et üks põhjus natukeseks ajaks ta jätab Eestimaa mulla siis siia maha ja liigub natuke edasi, et teeb mingeid projekte, eks ta natuke saab oma elu eesmärkidest ja siis filosoofiast ka meile jagada, et kuidas siis nooremad mõtlevad, et tavaliselt on meil lood olnud perekondadest, aga kuna praegu on võimalus iga 2 nädala tagant lugusid teha, siis proovime niimoodi, et on perelugusid ja mõned inspireerivad meie enda noored, siis annavad teile võib-olla mõned nipid või panevad teid teistmoodi mõtlema, et kuidas elus asju sättida. Aga jah, nüüd ma annaksin võib-olla siit otsa siis esimese küsimuse kohe Ardo sinule, et kindlasti ju kõik tunnevad huvi, et kuidas sa üldse F-Selvaga kokku puutusid. Ma saan aru, et see on nagu 2 teed, et algul olid sa mängija ja siis räägi, kuidas sa jõudsid siia füsiorolli. Nii, tervist kõigile. Jah, tõsi, mängija rollis olen olnud selles mõttes väga vähest aega või ma ei tea, kas ma saangi mängijaks nimetada, ütleme trennis käisin. Ma arvan, et see oli äkki see võis olla mingi aastal 2012, 13 võib-olla midagi sinna kanti, ehk siis päris pikka aega tagasi. Et siis sai mingi aeg isegi trennis ka käidud, aga kuna vanust oli siis juba, ei teagi, ütleme keskmisest rohkem, üle 10, et kuidagi päris nagu sellist jalgpallurit minust too hetk nagu ei saanud ja olid ka kõik muud tegemised. Mäletan, mängisin võrkpalli ilmselt tollel ajal veel ja tegin nagu jalgpalli nii-öelda sellise teise alane, et mul on eluaeg meeldinud nagu harrastada hobi korras, lihtsalt mängida, kõksida, toksida, aga nagu sellise spordi mõttes nagu tegelesin too hetk teise pallimänguga. Aga F-Selva tegemistega olen kursis olnud kogu aeg, et enne kui veel ise nagu nii-öelda klubisse siis teise ringiga tööle tulin, olen olnud aktiivne nii-öelda fänn, et aastaid sai ikka Elva linnastaadionil käidud kaasa elamas veel, ma arvan, 3. liiga lõpuaegadest, siis teises liigas, esiliiga B-s ja siis lõpuks kuni, ma ei mäletagi, et esiliigas vist ei saanudki enam kaasa elada, et siis juba tulin niimoodi otsapidi klubisse. Aga siis see teine laine, ma arvan, et see võis olla aastal 2017, ehk siis tegelikult see oligi äkki esimene hooaeg Elval esiliigas. Ja siis kunagi kuskil, ma arvan, välijõusaalis äkki seal staadioni metsas saime Marekuga kokku. Ja siis Marek teadis, et ma olen õppinud füsioteraapiat. Parasjagu olin siis esimesel kursusel, teisel kursusel. Ja siis minu arust pakkusid mulle seda varianti, et kas ma tahaksin tulla nii-öelda füsiotööd tegema klubisse. Ja ega vist pikalt väga ei mõelnudki, et andsin suht kiirelt selle jah-sõna, et kooli kõrvalt ja alguses tundus eriti äge variant ka nagu, et praktiseerida sellist erialast tööd ja just spordivaldkonnas. Ja siis ma vist esimesed, ma arvan, 1-2 aastat äkki tegin seda tööd niimoodi kooli kõrvalt. Kooli kõrvalt nii palju, kui ma sain, nii palju ma aitasin, olin nagu kaasatud. Ja siis ametlikult vist tööle tulin, kui ma ei eksi, siis see oli 2019 aasta 14. veebruar, ehk siis sõbrapäeval minu meelest sõlmisime esimese ametliku töölepingu. Ja sellest on siis nüüdseks möödas 1,5 aastat juba midagi sellist. Et jah, nii ma olen siia nüüd jõudnud. Ja väga äge.
et ma hakkasin ise ka mõtlema, et kuidas see tee alguses sai, siis mul tuli ka meelde, et me välijõusaalis, kuna sa sihuke hästi aktiivne ja avatud noor mees, et kui võimalused teele tulevad, siis tuleb ju oma unistust või ütleme siis, need tulevad ise ja sealt tuleb oma valikud teha. Et sinule sattus see FC Elva siit ja oled siis vahepeal ka mujal käinud ja praktiseerinud ja näinud seda ilma, et mis sa ise selle ajaga siin FC Elvas oled kogenud ja mis sa arvad, et mis on olnud sinu üks võib-olla suurimaid panuseid siiani, mitte et see nagu oleks juba tehtud, aga. No jah, selles mõttes sa mainisid, et olen ka teistes kohtades käinud, et jah, et koolis veel ühe praktika raames olin 2 kuud ka Tallinna Kalevis. See oli siis too hetk nende selline esimene hooaeg premium-liigas või nende nii-öelda taastulemine. Ja eks sealt sai ka nagu palju mõtteid ammutatud ja siis kui praktika läbi sai ja oli aeg jälle siia lõunasse tagasi tulla, et siis sai nagu päris mitu mõtet ka toodud sealt nii-öelda nähtud seda premium-liiga nii-öelda siis treeningut ja sellist köögi poolt, ütleme klubil. Siis tuli päris palju mõtteid ja ideid, et mida võiks ka meie siin Elvas nagu rakendada, et kuna meil ka ju ambitsioon ja siht sinna premium-liiga poole tulevikus on, et siis nagu järjest niimoodi väikeste sammude viisi hakata sinna poole pürgima. Ja ma arvan, et kõige suurem või selline olulisem muudatus, mis me tegime, oligi võib-olla see, et see selline fitness pool ja selline jõutreeningute, ütleme, osakaalu tähtsus siis sinna jalgpallitreeningute kõrvale, võib-olla siis esindusmeeskonnal ja selle tegelikult ka nagu duublile on see natukene nüüdseks siis jõudnud. Ja kindlasti siis võib-olla see pool, et meie esinduses siis ka trenni nagu teeme niimoodi, et ei tee Veiko üksinda trenni, vaid et mingid osad on need, millega tegelen mina trennis trenni ja siis on nii-öelda Veiko osad, et just see nii-öelda oleks sellist mitmekülgsust ka, et võib-olla natuke vähem sellist rutiinset treeningut oleks. Väga hea ja me olemegi sind nagu enda keskis mõelnud nagu Veikol oledki abitreener, on ju, et hetkel rohkem füüsilise poole pealt, aga tasapisi arenedes me seda meeskonda suurendame vastavalt oma võimalustele ja nendele inimestele, kes siia panustada soovivad, et me oleme ka seda ju palju arutanud, et sa oskad välja tuua erinevaid lahendusi, hästi läbi rääkida ja leida sellist, kuidas öelda, et pakkuda reaalselt kogu aeg võimalusi, kedagi kaasata, proovida, et sa ei ole siin sellise, ütleme nagu lihtsalt, et täidan nii palju kui vaja, et rohkem ma kaasa ei mõtle. Aga et sinu puhul tuleb just see välja, et sa tood konkreetsed lahendused ja me proovime alati neile leida ka siis selle nagu rahalise poole või siis nagu selle inimese siia kaasata. Et selles suhtes oled sa nagu hea eeskuju. Aga kui läheme siit edasi, et on olnud sihuke kiire lend sinul endal, et miks üldse võiksid noored FC Elvaga liituda, kas siis mängijatena või ka ametnike, treenerite, füsiodena? No tegelikult ütleme, mis on nagu Elva eelis võib-olla paljude muude kohtades, ongi see, et meil on selline ühest küljest, mis on väike, aga ühest ikkagi selline nagu väikse linna selline kogukond, mis on tegelikult hästi ühtehoidev. Et sellest nagu nii-öelda osa olla on tegelikult väga hea ja tore ja soe tunne. Ja teisest küljest, kui me räägime siis ka näiteks nii-öelda mängijana või siis tegelikult ka treeningtingimustest ja juhul siis ka tegelikult töötingimustest, et siis on näha seda, et need on jõudsalt arenenud viimaste aastate jooksul ja nagu me teame, siis meil on plaanid veel areneda ja veel paremaks teha kõiki asju, et kindlasti need on nagu need argumendid, millega võiks arvestada, kui Elvasse siis kas mängijana trenni tulla või miks mitte ka tulevikus, kui meil siin jälle ka nii-öelda personalibaas laieneb, siis ka tööle. Üks küsimus, mida ma ennem sulle ette ei andnud, et võib-olla natukene
räägid täpsemalt oma tööst, võib-olla siin nooremad kuulavad, et miks on, ütleme siis füüsilise poole korraliku soojenduse, trennijärgsed venitus, mobility harjutused ja kõik see, et miks see on oluline, et ei piisa ainult sellest, et tulla joosta ja palliga tegeleda, vaid mingi hetk ju see kõik, mis jääb tegemata, mõjutab sinu jalgpalluri karjääri hiljem. Nojah, nüüd sa küsisid sellise küsimuse, millele võiks vastata umbes mingi tunniajase monoloogiga, aga üritame siis niimoodi lihtsalt lühidalt vastata ja öelda niimoodi, et miks seda kõike on vaja või hakkame pihta sellest, et sa ütlesid, et ma olen ka nagu nii-öelda abitreeneri rollis Veiko kõrval, siis noh, jah, ma iseennast nagu jalgpallitreeneriks päris ei saa pidada, et ma olen küll mõelnud, et võib-olla kunagi tulevikus võiks need mingid koolitused nagu ära teha. Ja no eks ma mingeid asju nagu olen palju jalgpalli vaadanud, et ma mingeid asju tean, aga mõned asjad ikkagi nagu päris sellise jalgpallitreeneriks olemise puhul jäävad veel vajaka, aga ma pigem jah, paneksingi ennast sinna patta veel, et ma olen nagu selline fitness treener pigem ka klubis, et füsioterapeut küll, aga mulle endale meeldib see võib-olla see fitness värk isegi rohkem. Ja need kõik asjad, mis ette lugesid, et miks neid vaja on, lühidalt vastates sellele küsimusele, ma arvan, et on nii, et neid kõiki, ütleme, korralikku soojendust, planeeritud treeningut, taastumist, kõike sellist on vaja tegelikult selle jaoks, et sa püsiksid terve. Ja miks on vaja püsida terve, sest me teame, et jalgpall on meeskonnamäng ja tegelikkuses on niimoodi, et kui sellest meeskonnast on ka juba näiteks üks mängija puudu, siis see meeskond ei ole enam sama hea, kui ta oleks siis, kui see üks mängija oleks ka terve. Ja kui neid nii-öelda siis nagu puuduvaid mängijaid, mida rohkem neid on, seda nõrgem on tegelikult kogu võistkond. Ja minu suuresti töö siis ongi see, et hoida seda meeskonda koos ja nii-öelda tagada see, et meeskond oleks võimalikult tugev. Ja väga hea. Seda on näha ka viimastel aastatel järjest läheb paremaks ja võetakse tõsisemalt neid tegevusi või ütleme siis meie amatöörid on järjest professionaalsemad, mis on ka loogiline, et kui me loome sellist keskkonda ja soovime sellist keskkonda ja mängijad tasapisi harjumuse saavad ja sellest aru saavad ja tunnevad vahet, siis on ka lihtsam seda kinnistada ja seda on hea võrrelda, kus olid 20 aastat tagasi Selva trennid ja kus me oleme täna. See on nagu isegi kõvasti edasi läinud. Aga kuna meil on kogukonna lugu ja me alati räägime ka kogukonna loost LHV jalgpallikaardi võimalusest ja ma tean, et sa oled üks suur uhke kasutaja sellel jalkakaardil ja samamoodi suur siis Eesti Panga fänn. Ehk räägid oma kogemusest. Miks nii ja miks sellised valikud? Ja, ütleme võib-olla enne, kui ma hakkan rääkima, ma tahaks mainida seda, et täna päris mitmed mu sõbrad uurisid ja küsisid, et Ardo, et mis asi, mis kogukonna lugu sul tuleb ja et mis värk sellega on. Ja siis, kui ma nagu rääkisin neile ka, et millest me nagu siis täna tegelikult nagu rääkima hakkame ka ja rääkisin samamoodi sellest LHV jalgpallikaardist ja põhimõtteliselt siis võimalusest, kuidas oma kodulinna või oma lemmik jalgpalliklubi siis nii-öelda toetada tegelikult sellega, et sa ju piltlikult öeldes igapäevaselt ei tee mitte midagi lisaks sellele, et sa ainult kasutad siis LHV kaarti oma maksete tegemiseks ja sellega tegelikult siis ümmarguselt võib-olla üks kuskil, ma ei tea, 40-50 euro ulatuses toetad oma klubi tegelikult aasta lõikes. Ja nii siis oligi minuga ka, et ma pikalt ka nagu tegelikult ma teadsin sellest juba varem ja ma mõtlesin, et eks sellega oli ikka ka kogu aeg niimoodi, et okei, et mõtled, et sa pead nüüd mingi uue konto avama kuskil mingi kaardi tellima, et see kõik on nagu hirmus keeruline ja selline tüütu lisategevus. Aga LHV puhul tegelikkuses reaalselt, ma arvan, võtab see aega sul kuskil, ütleme 3-4, maksimaalselt 5 minutit, et omale konto luua, et omale see jalgpallikaart tellida, valida seal oma lemmikklubi ja siis umbes, ma arvan, nädala jooksul
on sul see kaart postkastis ja nii-öelda valmis kasutama ja valmis oma koduklubi siis toetama. Ja ühesõnaga, see on selles mõttes nii lihtsaks tehtud, et kõik, kes nagu täna mõtlevad, et ma veel ei ole seda teinud, aga et äkki ma kunagi tulevikus teen, siis tegelikult see on see koht, kus võiks lihtsalt võtta selle 5 minutit, eriti praegu, kus ma arvan, et 5 minutit aega on igal inimesel päeva jooksul võib-ollagi, et üleliia, siis see on nagu väga lihtne ja hea võimalus, kuidas need 5 minutit praktiliselt ära kasutada. Täpselt ja selle kaardi juures on ju pluss ka see, et sellel on põhimõtteliselt kõik tasud puuduvad, kuni sa saad 26 ja siis sul on 1 euro kaardi haldustasu kuus, et 12 eurot aastas. Et ma just vaatasin siit äpist, et ma olen 17 eurot see aasta kogunud siis. Et viimased 1,5 kuud on makseid puudu jäänud, et suurusjärk see oleks mingi 25-30 täna kogutud, et iga aasta ongi mul kuskil 60-70. Ja kui ma eelmine nädal siis LHV jalkaklubidega sellise webinari tegi, siis ma avastasin seal ka päris palju uusi nagu nüansse, et ka pangaülekanded lähevad samamoodi arvesse. Ma mõtlesin, et kogu aeg ainult kaardimakse, et ka see on pluss on ju. Ja üks asi, et kui sul on põhimõtteliselt dokument enda kõrval, siis on arvutatud, et 40 sekundiga võid sa avada endale LHV konto ja siis järgmise sammuna teha selle kaardi tellimuse. Et täna et kes kõik nooremad ja patrioodid, kodumaised noored, siis võiks tõesti mõelda, et kas neil on endal, kui ei ole siin Elvas samamoodi, võib Elva valida ka Tallinnast endale lemmikklubiks, et seeläbi saab klubi sellist väikest toetust ja millega saab teha suuri asju. Et kuna sina oled siuke suurem ka panganduse fänn, siis mõtlesin, et seal üks selline võimalus, mis on tulnud juurde, on selline kasvukonto tegemine ja mikroinvesteerimine. Et kas sa ise oled juba seda uurinud? Ja, selles mõttes nüüd oli selle küsimusel teine pool ka, et ma olen panganduse nii-öelda huviline. Tegelikult et kust siis minu nii-öelda panganduse huvi tuleb või selline, et tegelikult lisaks siis füsioteraapiale ma läksin selle aasta sügisest ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonda õppima. Ja seda ka sellistel, mitte pigem sellistel põhjustel, et mulle nüüd nagu füsioterapeudi eriala või töö või asi nagu ei meeldiks, vaid ma mõtlesin, et mul on sügisel aega ja et miks mitte kasutada seda aega nagu ära siis nii-öelda targasti ja enda näiteks harimiseks. Ja majandusalased teadmised, mis puudutavadki siis ka pangandust, et need on kindlasti nagu väga sellised, eriti tänapäevases maailmas vägagi nagu kasulikud teadmised. Ja nii ma siis otsustasingi, et pangandus ja siis veel ühesõnaga valikainena pakuti veel sellel semestril siis ühte sellist, oligi konkreetselt selline pangandusaine, mis oli siis tegelikult ka LHV näitel, kus siis erinevad LHV juhid käisid rääkimas meile erinevatel teemadel. Ja see oli nagu ka väga huvitav ja investeerimishuvid või sellised asjad mul on ka juba tegelikult mõnda aega olnud niimoodi peas kerinud, et võiks ja et see on siuke huvitav valdkond ja nüüd sellest mainitud investeerimisest ja sellest kasvukontost, et olen küll tutvunud sellega, et hetkel ma veel ei ole nagu aktiivseks teinud endal seda, aga ma olen sellega hea tuttav ja see on kindlasti selline hea võimalus, kuidas alustada ka niimoodi, et sul ei pea olema nagu väga palju pangandusalasid teadmisi. Ja selle juures on kindlasti siis suureks boonuseks jällegi see, et see on tegelikult tehtud niivõrd lihtsaks, et sa ei pea selleks, ma ei tea, võtma aegu tunde viisi, lugema mingeid lepinguid, keerulisi asju, et see on tehtud sinu jaoks nii lihtsaks, nii selgeks ja tegelikult siis lihtne võimalus, kuidas nagu nii-öelda raha säästa kõrvale panna. Aga mis ma tahtsin veel öelda tegelikult selle jalgpallikaardi kohta ja üldse ka selle kasvukonto kohta samamoodi, et kui keegi mõtleb, et tal juba praegu on kuskil pangakonto, et miks ta peaks nagu üldse avama omale mingi teise konto näiteks LHV pangas, ütleme, kui sa oled, ma ei tea, Swedi või SEB või Luminori klient näiteks.
siis näiteks üks hea lihtne põhjus on see, et sa avadki selle teise konto endale, siis sellest näiteks sa teed endal nii-öelda sellise kulukonto. Et siia LHV kaardi peale sa kannad omal iga kuu mingisuguse summa raha, mis sul on mõeldud siis nii-öelda nagu kulutamiseks või elamiseks. Ehk ma ei tea, igapäevaselt toidu ostmiseks, sellest kütust, mis iganes. Ühesõnaga, sa arvestad mingi raha, mis sa kannad siia kontole, mida sa kasutad. Ja see nii-öelda teine konto, mis sul praegu on, selle peale sa näiteks kogud oma raha. Siis see on nagu väga hea võimalus, kuidas niimoodi 2 konto vahel luua endale mingit ka võib-olla natukene selgemat pilti sellest, kui palju sa igakuiselt kulutad või siis luua ka soodsamaid tingimusi selleks, et kuidas igakuiselt säästa raha. Ja, ma siia võib-olla natukene nüüd täiendaks, kuna ma olen hästi palju seda teemat viimased 1,5 kuud ka lugenud. Ma tegin ühe slaidi, et kui teha nagu natuke süveneda, teha omale kasvukonto, leida sealt üles need, ütleme siis, seal on võimalus valida siis 6 fondi endale, kuhu paigutatakse sinu investeeringuid, kas sa teed siis teadlikult neid või siis läbi mikroinvesteeringu. Et enne kui ma seda slaidi näitan, siis ma seletan, mis see mikroinvesteering seal juures ongi, et kui sul poes näiteks läheb arve 4-10, siis LHV, kui sul on märgitud, et sa kasutad mikroinvesteeringut, võtab järgmise täisarvuni sinu arve ehk siis 5-ni. Ja see 90 senti pannakse kõrvale ja seda siis iga nädal tehakse selle eest investeeringuid. Sinu enda valitud, ütleme siis nendesse fondidesse. Väga lihtne tööriist ja täiesti sa võid selle unustada, et see sul seal on. Lihtsalt üks hetk avastad, et sa oled väga palju raha kogunud. Et ma näitan lihtsalt, mis on tavakogumise ja läbimõeldud väikse, ütleme siis kasvuga kogumise põhjal. Et ma tegin ühe slaidi ja ma arvan, et see kirjeldab, et miks, kuigi täna võib olla see otseselt nagu, sul on Ardo näha mu slaidi, jah? Ja. Et siin on väga hästi näha see, et ma tegin 2 erinevat, et siin pool, vasakul pool on siis mikroinvesteerija, kellel on aastas 8% tootlus tema valitud fondidest. Ma olen võtnud, mis on maailma keskmine olnud aktsiate näiteks tootlus läbi ajaloo, et suurusjärk sinna kanti. Ja siis teisel pool on koguja, kes paneb lihtsalt raha kõrvale. Ja olen võtnud siia, et inflatsioon on aja jooksul olnud keskmiselt 2%. Ja mis me siis näeme, et mõlemad inimesed panevad, ütleme, kas siis läbi kasvukonto, mikroinvesteeringu või teadlikult 25 eurot iga kuu investeerivad ja aastas siis 300. Ehk me siis näeme, mis juhtub nende numbritega, et iga aasta toimub ju liitintressi lisamine, et siis mikroinvesteerija võib 10 aasta pärast omada 3000 asemel ligi 4700 ja see, kes pani lihtsalt kõrvale, elukallidus on selle raha väärtust ligi 300 ära söönud, tegelik vahe on ju ligi 2000. Et see nagu numbrite mäng aastate jooksul, et see on, mida ma olen õppinud nagu viimaste kuude jooksul aru saama nendest. Et niimoodi väikselt säästes võib teha suuri asju, et siin selle koha peal ongi, et kui sa täna oled lapsevanem ja sul on laps, sa teed talle 7-aastaselt selle konto, on ju, ta maksab sellega, toetab jalgpalliklubi ja samal ajal on tal peal mikroinvesteerimine, kogub sellega endale 10 aasta jooksuks, et saab 18, on tal elu startimiseks mingi algkapital. Et selline tegelikult ju väga lihtne, kui sul on asjad paika pandud, elad oma elu, teenid oma raha, aga kui lihtsalt kogud, on ju, et täna on olukord, kus majanduses on langus ja sularaha on vähe paremas seisus kui kõik muud nagu tegevused, aga et see on nagu hästi lihtne viis, mida ma soovitan vaadata, et see on lisaks siis võimalus sellele LHV kaardile, mida me saime siis nädal aega tagasi teada, et tegelikult see oli juba võis ligi pool aastat või rohkem tagasi, et tekkis see võimalus. Et nüüd sa kindlasti uurid ja vaatad asjad üle. Ja, ei, mina olen selles mõttes
sellega kursis ja noh, kuigi tegelikkuses selles mõttes ma ei saanud ka sellest nagu väga palju varem teada, et pigem sellega pangandusaine raames ja noh, ma sain palju muid teadmisi ka veel igasuguste, mis puudutab siin juba sellist keerulisemat investeerimist aktsiatesse, võlakirjadesse, kõik asjad, aga ütleme, et need on tõesti nagu sellised, see kasvukonto, see mikroinvesteerimine nagu sellised asjad, millega noh, sisuliselt saabki hakkama igaüks ja see ei nõua sinult nagu nii pingsat tööd, ütleme, võrreldes siis ongi, kui sa hakkad aktsiaid ostma, mis on siis ikkagi juba selline tegevus, mis nõuab sinult nagu ikkagi pingsat jälgimist ja sellist kaasamõtlemist ja tegevust, võib-olla ka selliseid kaalukamaid otsuseid rohkem, et see on nagu selles mõttes selline hea lihtne variant, kuidas tõesti nagu lihtsalt tekitada omale mingit reservfondi, mis iganes hetkel sul seda siis ka vaja ei võiks minna. Ja, täpselt, et see on lihtsalt üks võimalus, need, kes tahavad mitut asja korraga oma elus muuta ja lastel panna paika, et ma näen ju, kuidas see maailm toimib, et vähegi võimalik, siis tuleb neid nii-öelda, ütleme siis mune hajutada erinevatesse korvidesse, et sa ei kaota oma nagu siis sääste. Et tuleb järjest targem olla, et muidu tullakse ja võetakse need meilt ära, aga jah, see on tänases olukorras just, kus on võimalus õppida, olen mina õppinud midagi sellist, milleks muidu ei ole aega olnud. Ja juhuslikult siis treenerite koosoleku käigus tuli meil välja, et ka sinul on selline suur kirg ja sa oled noor inimene ja sa vaatad selliseid asju ette, et enne kui sul on pere loomine ja sellised eesmärgid plaanis, et mul ongi viimase küsimusena minu poolt, et mis on sinu siis lühiajalised unistused ja ka kaugemad, et kas see on seotud ka mingit pidi Elvaga? Ja, selles mõttes see on hea küsimus selles mõttes siia lõppu, et jah, kuna see on ka kogukonna lugu, siis võib-olla ka miks ma siin olen, miks ma üldse FC Elvas olen, on see, et ma olen tegelikult ka selline hinges, tulihingeline Elva inimene. Et ma kindlasti ei tahaks elada kuskil mujal kui Elvas. Ja siit siis ka selline võib-olla kiire vastus, et kas ma näen ennast edaspidi nii-öelda Elvaga seotuna. Ma loodan vähemalt praegu ja ma usun küll, et jään ja et kui siin nüüd rääkides minu nagu sellistest nii-öelda eesmärkidest hetkel, siis sa ka alguses mainisid, et ma nüüd jälle mingiks ajaks lähen ära, noh, kui täpsem olla siis jälle suveks, et lähen mõneks kuuks siis jälle välismaale natukene küll teist tööd tegema, aga seda siis tegelikult sellel eesmärgil, et natuke ütleme kiiremini seda, kuna ma siis ütleme, et näiteks kui ma 7-aastane olin, siis mul ei olnud seda mikroinvesteerimist ja nüüd ma pean seda korvama siis sellega, et tuleb ise teha natukene rohkem, natuke raskemat tööd selle nimel, et saada endale sellist lihtsalt öeldes kapitali, millega siis ka endale võib-olla oma kodu hakata ostma. Ja tegelikult see mul nagu lähiajal, ütleme siis noh, ma loodan, et see praegune olukord nagu ei mõjuta mu plaane, kuigi kes seda teab, aga jah, et see plaan mul oli nagu, et kuskil 26. eluaastaks võiks olla nagu oma kodu olemas. Ja see on siis jah, tegelikult natuke vähem kui aasta pärast. Et võiks oma kodu olemas olla ja see on nagu hetkel seatud selliseks kõige kõrgemaks või sellised, ma ei oska öelda kõrgemaks, võib-olla ka lähemaks samas eesmärgiks, et kuidas võtta, aga jah, ühesõnaga selle nimel nagu praegu siis töötan selline nii-öelda igapäevaselt või mõtted käivad nagu selle ümber, et saaks oma kodu ka endale ostetud just siia Elvasse ja siis vaataks edasi, mis saab. Ma näen, et sul on siit juba mitu aastat, et see on sisuliselt siis tehtud ja ma usun, et see on järgmine aasta, siis leiad midagi ägedat siia Elvasse endale. Et töötada me saame ju terves maailmas, alati on hea koht, kuhu tulla ikkagi mulle endale ka, aga Elva meeldib, kuigi ma siit ju pärit pole, aga siin on kõik nagu käe-jala juures, et mõlemal poole lennujaamad, Riia ja Tallinn, vali kuhu tahad minna, kummalt poolt minna. Ja just, et mina olen ka nagu seda meelt, et tegelikult on kõik olemas ja kõik on võib-olla ühest küljest linnainimese jaoks nii kaugel, aga meie jaoks siin tegelikkuses nii lähedal,
et Tartust on üldiselt kõik kättesaadav. Ütleme tõesti jah, ka ma ei tea, Riia pole kaugel, Tallinnasse tegelikult saab ka niimoodi minna, et hommikul lähed ja kui tahad, siis tuled juba õhtul tagasi. Et loodetavasti võib-olla tulevikus saab veel kiiremini, kui meil neljarajalised teed ka lõpuks kuskile valmis saavad Tartu-Tallinna vahele. Aga ja Elvas kindlasti nagu koht, kus elada on nagu tõesti väga mõnus ja ma nagu ka hetkel ei näe, et ma tahaks väga kuskil mujal elada. Jah, järjest paremaks läheb, et tuleb ju varsti ongi spordijoone valmis, sportimisvõimalused paranevad, et teades sina oled selline mitmekülgne sportlane, et elad välijõusaalis ja diskgolfirajal. Et see on ka kindlasti üks, mis sind siin nagu hästi kinni hoiab. Jah, tõsi, siin on selles mõttes ka ikkagi Eesti ühed parimad diskirajad on siinsama Selva külje all, et ka see on tõesti hea selline hobi ja üldse jah, sportimist, ma ei tea, võtta Tartu maratonid, asjad, kõik see on siinsamas käe-jala juures. Saab teha erinevate meeskonnaspordialadega tegeleda, mida iganes teha. Meil on ilusad järved, saab palju ujumas käia. Tõesti, kõik on olemas, mis vaja on. Minu jaoks vähemalt. Me võtakski täna selle vahva ja inspireeriva kogukonna loo kokku, et noorematele kindlasti head nipid sai siit antud. Et Hardo on kindla sihina võtnud endale oma kodu saada, mis on arvatavasti tulevikus iga inimese eesmärk, et saada iseseisvaks ja järjest loodame, et see ei ole nagu järjest raskem kõigile, et mida varem alustada, seda lihtsam on kõike saavutada. Et ka mina neid asju ei teadnud, et oleks mulle keegi 15 või 20 aastat tagasi suutnud selgeks teha, et tee neid asju nagu täna, et siis homme näed neid asju. Aga midagi ei pea kahetsema, iga asi tuleb õigel ajal ja samamoodi nagu mina olen oma otsuseid teinud, kuidas oma eluärge parandada, siis igal ühel on see sama väike otsus, kuidas aidata ennast ja aidata ühte kogukonnaklubi, ja lõppu kõlama jääks see, et on võimalus läbi selle ühe kaardi aidata kogukonda, isegi kui sa ei ole jalgpallur või mängija, aga sul sõbrad või keegi mängib, et siis sul on võimalus teda toetada niimoodi, et sa ei pea eraldi talle nagu raha maksma, vaid et temal nagu tingimused paranevad ja klubi läheb edasi. Et me ei tea, kus see olukord meid viib, aga et siia võib nagu lisada lõppu ka, et Hardo on väga aktiivne olnud treenerite veebikoosolekutel alati kaasa rääkima ja teinud koolitusi, et see kõik tuleks meile tulevikus veelgi rohkem kasuks ja et me hoiame tugevalt kokku ja läbime selle raskuste tee siin üheskoos, et tänagi sai esimest korda siis 1,5 kuu jooksul ju tegelikult tulime välja ja tegime Nike Arenal väiksed talgud. Et Hardo jõudis sinna. Ja, küll tund aega hiljem umbes või midagi sellist, aga põhiline on see, et jõudsin. Ja võib-olla jah, mis ma ise ka tahaks öelda veel siit kohalt, et tõesti ei ole mõtet nagu mõelda selle peale, et appi, miks ma pole näiteks siiamaani omale LHV jalgpallikaarti teinud, vaid pigem mõtle, et sa saad selle teha juba täna ja miks mitte siis homsest alustada oma lemmikklubi või oma kodulinnaklubi toetamist läbi selle. Ja, et me aitame Eesti jalgpalli lõpuks, et üle Eesti kõik inimesed kasutavad, siis kõik jalgpalliklubid saavad lisatoetust ja saame suuremaid asju teha. Et ka ei jäta siia lõppu lisamata, et meie unistus on ka ju ükskord, et kui tulevad head ja paremad talved jälle, et meil oleks ka sisehall, et me ei põlga seda talve, aga et saaks ka talvisel ajal teha normaalsetes tingimustes. Et see aasta meil on õnne. Aga jah. Selle aasta läks hästi ja no eks täpselt minagi unistan teatud asjadest veel, et meil oleks võib-olla füsioruumid ja veel rohkem teatud asju ja seadmeid ja kõike sellest, aga no ma arvan, et eks me liigume sinna poole ja küll me need varem või hiljem ka saame. Ja, muidugi. Ma tänan kõiki, kes tulid meie kogukonna lugu kuulama, see oli teine siis veebiversioon ja paari nädala pärast teeme uuesti ja siis me teame ka palju me oleme siis karantiini ajal teinud neid kogumisi ja kindlasti see on natukene langenud, aga loodetavasti kaardi tegijate arv on kasvanud, et see on nagu peamine.
et aitäh Hardole ja aitäh kõigile kuulajatele. See video jääb siia järgi vaatamiseks. Tulge vaadake järgi, kui teil tekkis mingeid küsimusi, siis võite vabalt pöörduda minu juurde ja kui tekkis küsimusi Hardole, siis muidugi ma arvan, Hardo lubab ka, et talle võib kirjutada ja hea meelega aitab. Ja mõnusat õhtu jätku, et ilm on ilus ja läheme välja, teeme sporti ja meid ootab muidugi ees veel treeneritega väike miiting. Peale seda jõuab trenni ka loodetavasti. Ja ma lähen ka pärast siis jooksma, aga head aega. Aitäh, et kutsusid.